Tänasest tõusis kõikide kaupade ja teenuste käibemaks seniselt 22%-lt 24%-le. Kõige enam panevad hinnatõusu tähele inimesed toidupoodides, kus hinnad on juba pikemat aega olnud tõusutrendis. Kuna süüa on vaja ja ka mina käin poes, siis me tulimegi täna uuesti siia vaatama, et kuna täna käibemaks tõusis, palju siis näiteks mingite kindlate asjade, mida mina tavaliselt tarbin, hinnad on muutunud. Näiteks kui nädal tagasi maksis seesama E-piima riivjuust, mina sain selle soodustusega 1,59, siis täna on selle hind lausa 2,73. Mina ise tarbin väga palju hapukoort, siis me saame siin kohe vaadata, mina ostan tavaliselt seda laktoosivaba hapukoort, mis on 1,59 ja üllatuseks teile ma võin öelda, et see hind ei ole muutunud, see on püsivalt hea tavahind, ehk siis praegult saaks veel selle sama hinnaga, mis ta oli enne käibemaksu, aga kui see ümber vaadata, siis tunduvad need hinnad küll palju kallimad. Ma ostsin nädal tagasi seda sama hakkliha, kodust hakkliha 3,49 €, siis kui me täna tulime siia poodi, vaatas meile vastu hind 3,55 €. Kui palju tänane käibemaksu tõus tegelikult hindu mõjutab ja mida tähendab see poodide ning ostjate rahakotile? Käibemaksu tõusuga oleme juba harjunud, et see ei ole siin lähiaastatel esimene kord, et sest natukene tuttav protsess, et meie jaoks tähendab see suure hulga hinnamuudatusi, mis toodetele teha tuleb ja seda meie jaoks on nii palju, et jagub mitmele järgnevale päevale, et põhimõtteliselt 1. juulikuu päevaga jõuavad siis kõik muudatused alles toote hindadesse, et aga põhimõtteliselt 90+% sortimendist saavad uue hinna, et võib-olla sellised hooaja ja lõputooted, kus on juba lõpumüügid peal, et nende puhul siis hinnamuudatust ei rakendata. Ka piim, leib, sai, liha, kala, nii siin on juba täna hinnasildid uued. Toidukaupade puhul saab välja tuua selle, et kui muidu käib vägikaikaveetu üldine hinnakasv ja keskmine palgakasv, kus see palgakasv on siin vahepeal hinnakasvust ettepoole läinud, mis tähendab, et tarbijad saavad veidikene taastuda ja ostujõudu juurde koguda, siis toidukaup, mille kallinemine on nüüd ületanud juba enne käibemaksu tõusu 7% piiri, siis siin on see reegel natuke tagurpidi, et toidukaupade kallinemine viimasel 4 aastal on olnud keskmisest palgakasvust kiirem ja tarbijad on siin ostujõudu oluliselt kaotanud. Miks te siis täna poes olete? Oleks pidanud eile kõik asjad ära ostma, täna on juba kallim. Ma arvan, et see 2% mulle nüüd ei ole eriti oluline, vähemalt ütleme, mis puudutab toidukaupa siin. Ma arvan, et kui on inimesel suur pere, eks ole, siis kahtlemata mõjub see väga nagu halvasti. Aga nii et te midagi ei varunud enne seda tänast päeva? Absoluutselt mitte. Teate, ma ei vaata üldse hindasid. Muidugi kui maksan, siis vaatan, aga üldiselt ma ei tegele selle. Nii et te teadsite muidu sellest tänasest käibemaksu muudatusest? Jaa, teadsin. Aga ei muretse selle pärast, et hinnad oleks kuidagi kallimad? Ei muretse. Tänasest ju käibemaks tõusis, kas eile ei tahtnud kõike ette ära osta? Mul on täna sünnipäeva, ma pean välja tegema. Palju õnne! Aitäh! Aga sünnipäevaga tuli kaasa ka käibemaksu tõus, mis te sellest arvate? Väga halvasti. Väga negatiivselt. Tunnete, et see mõjutab ka kuidagi teie ostukorvi? No ikka. Kui mitte täna, siis tulevikus kindlasti. Ikka mõjutab, pidevalt vaatan hindu, mida ma ostan korvi päev. Kas mingid asjad jäävad ka ostmata selle pärast? Ei ostmata ei jää. Lihtsalt vaatame rohkem allahindlus. Lisaks käibemaksule tõusid täna ka bensiini ja tubakatoodete aktsiis mõlemad 5%. Käibemaksu ja aktsiisi tõus tähendab hinnakasvu kõikjal, poes, tanklas ja igapäevastes ostudes. Kas tarbijal jääb nüüd üle vaid leppida või hakatakse ostukorvis tegema hoopis teistsugused valikuid, see selgub juba lähiajal.